Tervist, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, saadan teile kõigile taas ühe päeva kallistusi. Tervitused, lugupidamine ja armastus. Tede nägi, et ma alustasin videot, ronis üle väravate siia. Minu ilus poeg, sa ajasid Isabeli närvi, vaata. Tere tulemast, vägilane. Poeg, sa tegid mind eile inimeste ees häbisse. Kui me mootorrattalt maa tulime, olime kõigi jutuks. Tede võttis minult väikese tüki ja tegi jälle oma vempusid tänu Jumalale. Midagi polnud viga. Kuule, Tede, sa tegid meid häbisse, poiss. Nüüd ma aga valmistasin süüa, sõbrad. Ma hakkan sööma. Täna on meil külalised. Varsti nad tulevad. Me hakkame nende jaoks ettevalmistusi tegema. Täna teen ma teile jälle igapäevase vloga. Mul on teile palve enne videot. Ärge vedage mind alt. Tehke üks hea tegu. Ärge olge laisad. Toetage mind. Kui te sellele videole meeldimise panete, tellite kanali ja jätate kommentaari, olen väga tänulik. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge vedage mind alt. Ja teie, vend, mida te olete küll teinud, ausalt öeldes? Õhtust saati olen hämmingus. Õhtul jagasin videot, hommikul vaatasin ja nägin, et 7000 kommentaari on tulnud. Kuule, vend, mida te teete? Palun, võtke korraks hoog maha. Aitäh kõigile, kes kommenteerisid ja toetasid. Mul on hea meel, et te olemas olete. Te teate, ma jagan neid, kes kõige rohkem kommenteerivad, vend. Neid on palju. Vaata, neid on julgelt 15 inimest. Kes kõige rohkem kommenteerivad? Ma ei tea, keda panna. Tavaliselt panen 3 inimest. Selles videos panen 5 inimest. Andke andeks need, kelle nime ma ei saanud panna. Kui ma prooviksin kõiki videosse panna, ei jääks ekraanile ruumi. Järgmisel videol jagan jälle neid, kes kõige rohkem kommentaare jätsid. Jätke alla nii palju kommentaare, kui suudate, ärge hoidke oma toetust tagasi. Järgmises videos lisan jälle need sõbrad, kes kõige rohkem kommentaare jätsid. Muide, tee kitsedest ka üks video. Oota, ma hüüan siit Ponsukit. Kus Ponsuk on? Ponsuk! 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 Kui Ponsuk rohtu sööb, ei tee ta minust väljagi. Kui ta oleks toas, külla siis karjuks. Nüüd on Ponsuk õnnelik. Hommikul vaata, täna kell 7 lasin nad välja, praegu on kell juba 2, nad on 7 saadik ringi jalutanud. Lasin nad varahommikul välja, sest eile ei saanud hästi lasta, mõtlesin nii. Las nad jalutavad rahulikult, söögu täna oma toitu, ma olen ka praegu väga näljane, on lõunaaeg, mida ma nüüd söön. Tule, lähme meiegi sööma. Ma justkui pidin kaalu kaotama, te teate, viimasena proovisime 20 kilo alla võtta. Enne minekut sõime, trenn ja muu selline. Nüüd on meil praetud toit. Tede, lase nüüd, vanaisa. Mis toimub, poeg? See toit on ainult minu oma. Vanaisa, oota. Ei, minge siit ära. Ei, vaadake, ulakad. Nüüd, täna söön selle riisi, praetud toidu ja jogurtiga ära. Ei, raki. Vaata, ära pane mind karjuma. See on minu lõunasöök. Las energia taastub, vend. Saame end jälle korda. Kogume energiat, et saaksime oma tööd rahulikult teha, vend. Täna tuleb palju külaliskoeri, sõbrad. Kutsikad, meil on 6 külalist. Te teate, ma võtan ka koeri vastu. Meil olid varem külaliskutsikad, need saatsime kõik ära. Nende külaskäik sai siis läbi. Koleien Taifun oli igas videos väga kuulus. Koleien, koleien, koleien. Nüüd, kui uued kutsikad on saabunud. Jälle, ei Raki, vaata, ma hakkan sulle kohe pahandama. Oota, ära ärrita mind. Kas ma käin sinu toidu kallal, poiss? Näed, teie pärast ajasin maha, ärge segage. Las ma söön oma toitu rahulikult, ma ei puutu teie toitu. Lõvikutsikas. Nüüd oota, teeme nii. Lisame natuke neid praetud asju oma taldrikule. Ei räägi, ei. Hommikul viisin mootorratta lenksu parandusse, sõbrad. Panime mootorratale lenksu külge. Ei õnnestunud, vend. Miks nii läks? Ei, Raki, vaata sinu pärast, ma ei saa rahulikult panna, eks. Miks ei õnnestunud? Mootoril on mingi süütekontakt või mis iganes. See on seekord kõveraks läinud. Selgus, et see oli kõver, asi polnudki juhtrauas. Okei, rool on ka kõver, aga tegelik probleem oli süütekontaktis. Või mis iganes seal on, see oli kõveraks läinud. Kuramus. Uurisin seda, aga ei leidnud üles. Uurin veel edasi ka. See on tõesti väga kallis asi. Ma olin üllatunud. Ma ei arvanud, et see nii kallis on, ei Raki. Ma uulin seda praegu, vaatame, selle ostame ära. Mu mootorratta juhtraud on ikka veel kõverna. See on ikka veel kõver, sõber. Nüüd panime selle ka siia. Üks hetk, poiss, üks hetk. Mul on see jogurt, võtame selle ka.
aga see toit on minu oma, miks te niimoodi mööda lähete, ma ei saa aru, kas ma teen teie toiduga ka niimoodi? Ei, Raki, tule sealt alla, poeg, tule sealt alla, poeg, tule sealt alla. Kuna ma olen praegu dieedil, siis ma ei saa leiba süüa, sõbrad, seetõttu ma leiba ei söö. Te teate, et meie dieet jätkub täiskiirusel praegu, aga kui ma ütlen dieet, siis võib-olla olen ma juba üle poole kilo alla võtnud. Bismillahirrahmanirrahim. Pane ka meie limonaad lauale veel. Täna on ilm väga ilus, päikesepaisteline ja mõnusalt soe, aga samas ka kergelt jahe. Kui koerad on kohale jõudnud, siis kavatsen need rohud ära niita. Mõtlen, et hakkan tasapisi osa rohust koristama. Sõbrad, täna on meil jälle talus palju tööd, võtame rahulikult ja teeme kõik ära. Las need külaliskoerad jõuavad kohale, siis panen nad paika. Teate, kuhu ma nad panen? Sinna, kuhu ma panin Marasi ja Apollo. Seal oli ju see tuba, mõtlesin, et kõige parem on nad sinna panna. Apollo tõime sealt välja ja sidusime kinni. Maras on veel sees, varsti toon ka Marasi välja. Dede istub seal nii rahulikult. Kuule, Dede, kui hästi sa seal istud, Dede? Bismillahirrahmanirrahim. Meil on ka jogurt olemas. Maajogurt on nii mõnusalt hapu, väga maitsev. Olgu, Raki, istu sinna korralikult, hä? Kui sa niimoodi korralikult istud, siis oled selle ära teeninud. Istugi korralikult, Dede söö. Ei, ära hakka Raki jama ajama, ei, ma murran su pea ära, vaata. Isabel on ka seal, võta Isabel. Olgu. Oota, vaeseke jäi alla. Kullake, võta sina, söö kiiresti enne kui need tulevad. Olgu! Aga söögi ajal ärge kogunege mulle ümber, vend. Siis ma ei saa rahulikult süüa, Isabel näeb nii armas välja. Olgu! Raki, istu sinna korralikult, olgu. Ei, Isabel, ärge ronige lauale, kurat! Ei, tüdruk! Vaata, ära tee oma suud niimoodi, see on suur patt. Ei, tule alla. Isabel ronis lauale, sest ta arvas, et keegi tuleb tema toidu kallale. Ma ütlesin küll ei. Mis sa teed söögilaua peal, tüdruk? Seisa korralikult. Näete, nad kogunevad kõik mu ümber. Ma ei saa rahulikult süüa, sõbrad. Ma ei saa süüa, vend. Ei, Raki, tule alla. Ära näita isale oma hambaid. Kas sa kuulsid? Ära näita isale oma hambaid, mu tütar. Raki silmad lähevad unistavaks. Ei! Tule alla, no tule nüüd. Tule alla. Nii ei saa. Ma söön midagi. Sa kõnnid laua peal, mu tütar. Kas nii sobib, kullake? Tule, Raki. Poiss, vaata, ma löön su pea purukseks. Salaja hiilis välja ja üritas mu toitu süüa see lurjus. Tema otsis võimalust. Olgu, istu sinna korralikult. Praegu oled sina, Raki, ainus, kes korralikult seisab. Said mu silmis plusspunkte. Ta istus sinna nagu inimene. Võta, poeg. Vaata selle tüdruku haledat pilku. Võta, tüdruk. Tegelikult on just tema see, kes käitub korralikult. Ta ei roni kunagi laua peale ega sega kedagi. Kas sa näed? Minu tärp, tüdruk. Ma annaksin su eest kõik. Tubli oled. Loodetavasti saab ka tema jalg täiesti korda ja ta saab rahulikult kõndida. Mul on temast väga kahju, tal on nii süütud pilgud. Vaata veel. Me puhastame ka puurid ära. Hommikul käisin mina. Läksin mootorratast parandusse viima. Mul kulus see 2 tundi. Vaata, see jäi ka veel. Ma pesen kohe varsti ka puurid puhtaks. Kõik tööd jäid tegemata. Ainult kitsed lasin lahti. Söö, rohkem söö. Tüdruk, võta nüüd kallis. Head isu. Olgu, las ma söön oma toidu kiiresti ära, siis jätkame varsti. Sõbrad, nüüd vaadake. Manas ja Apollo on siin natuke segadust tekitanud. Ma pühkisin siin ja pühkisin. Koristame kõigepealt selle koha mustus ära. Olgu, see tuba on nende seas kõige avaram, vend.
See on kogu talu suurim tuba. Nad saavad siin mugavalt peatuda. Seetõttu toon siia meie saabuvad kutsikad. Teeme kõigepealt esimese koristuse ära. Pärast seda korraldame neile magamiskohad. Pärast seda saavad nad siin rahulikult olla. Võib-olla hiljem muudan nende kohti, aga kui sa küsid, miks? Ma ei tea, miks. Lihtsalt ütlesin niisama. Võib-olla selleks, et nad saaksid pärast vaktsiinide lõppu rahulikult aias ringi joosta. Ma korraldan selle ära, vaatame. Teeme kõigepealt siin korraliku koristuse ära, vend. Olgu kõik täiesti puhas. Kui loomad tulevad, siis olgu neil mugav olla. Nüüd, uudishimulikud on ka ukse ette rivistunud. Uudishimulikud. Mis siin toimub, Natasha? Kas sootad hiirt? Hiirekütid? Singa. Nüüd, vend, oleme põranda ära pühkinud. Nüüd on aeg see koht desinfitseerida. Kuidas me seda nüüd teeme? Jookse nüüd, Raki. Tule sealt ära, poeg. Lubage korraks. Praegu, vend. Meil on siin selline vesi. Kas sobib? Lisame sellele veele natuke valgendi. Valgend tapab 99% mikroobe. See hävitab ka viirused. Ma ei hakka põrandaid nii palju veega küürima, sest siin pole äravoolu. Seekord põrand ei kuiva ära. Piisab, kui midagi teeme. Piisab, kui me mustuse maha saame. Ahah. Valgendi lõhn kõrvetas mu nina. Jookse, me müritame end ära. Ausalt, mu nina põlesse on sees, vend. Panin liiga palju valgendi, et mikroobid sureksid. Ausalt, see kõrvetas mu kurgulakke. Nüüd seintele, põrandale, lakke, igale poole. Nii, me seda viustame. Desinfitseerime, et mikroobid häviksid.
Lähme korraks välja. Teeme selle ära. Olgu, nüüd on siin kõik valmis, sõbrad. Siin on töö tehtud. Kas kõik on korras? Praegu. Desinfitseerisime ära, asja kao eest. Teeme ka ukseava ära. Selle masina ostsin kunagi pesemiseks. Pesemiseks ei kõlba üldse. Aga tõrjetöödeks sobib see hästi. Ma pritsin loomi, ma pritsin nende elukohti. Selles mõttes on see hea, muidu pole sellest mingit kasu. Tõrjeks on see väga hea. Tapab ümbruses mikroobid. Mida veel tahta? Teeme seda ka neile pätakatele. Vaata nüüd. Pane piustusrežiimile. Kõik korras. Näed, see tapab mikroobe. Head tööd. Nüüd paneme veege pealt põrandane laua. See on ka loomadele magamiseks. Lähme vaatame kitsede juurde. Bonjour juurde. Natasha, ei. Ärge hakake ülemeelikuks. Dede, ei. Tule siia. Kuule, ärge ajage neid taga, las ma silitan neid kitsi. Mis mehed te olete, ah? Paaretid, vaata, nad viisid Bonjour sinna. Beebid, kuidas näeb, beebid? Minu kallikesed. Las ma lasen nad lahti. Las ma lasen Mia ja Leo lahti, las sõbrad jalutavad ringi. Oota, las ma viin nad välja vaatama. Mia, Leo. Kas sa oled valmis, poeg? Beebid, teile tuleb uus sõber, beebid. Pirances. Jookse, mu lõvitüdruk, jookse! Mašallah, minu Mia, kus mu ilus tüdruk on? Kus mu lõvitüdruk on? Minu kaunitaridest kauneim. Teid pole üldse kaameras näha. Näidake end veidi. Leo. Leo jäi pisikeseks. Ahaa, Bonjour kuningas tuleb. Kuule, mu lõvipoeg, kus sa oled, ah? Meie silmad lähevad märjaks, kui me sind ei näe. Ole. Miks nad sind taga ajavad, poiss? Miks nad sind taga ajavad, kallis? Minu kena poeg. Kuule, Miaga pole me kunagi kitsasid välja lasknud. Loodetavasti Mia ei tee neile midagi. Minu kena poeg, kus sa oled? Te olete hommikus saadik ringi käinud. Tundub, et teil on hea olla. Kuidas ma koerad ja kitsed omavahel sobima panin, kas näete? Nad on ka nagu koerad, käivad ringi. Mašallah, seda ei suuda keegi teine teha, tead sa seda? Nii hullude koerte seas need kitsed ära harjutada, see on ikka midagi. Kui raske töö see on? Mia, kas sa ütled kitsedele midagi? Tule siia vaatame. Loodame, et ta ei ütle midagi. Oodake, vaatame. Tema ei või kunagi kindel olla. Ta ründab ju kanu ja teisi linde. Igatahes Mia ei teinud sellest üldse välja. Mia läks nüüd oma teed. Bonjour, tule siia, kuningas. Bonjour, kuningas. Minu kena poeg. Rõõmsad toimetused. Nüüd, vend, mida me nende poegade alla paneme? Nende omanik toob neile niikuinii aseme. Me paneme lihtsalt neile alla puitplaadi, et külm maast, betoonikülm, neid ei mõjutaks. Seal oli meil üks vana laud. Paviljoni laud. Vaata, Medusa on ka sinna seotud muide. Medusa? Ta oli Maraside kuuti läinud, ole ettevaatlik. Te teate ju, Medusa on natuke imelik. Nüüd paneme selle laua nende alla, vend. On ju, see laud sobib hästi. See laud on ilus. Natuke raske ka, aga tule vaatame. Nüüd oota korraks, Natasha. Olgu. See on nii ilus, eks? Siin on hea. See on voodi, mille peal nad magavad. Hästi, head tööd. Me desinfitseerisime ka, mikroobid hävitasime. Valmis. Nüüd las see koht kuivab ja tuuldub veidi. Seame veenõud valmis. Seame toidunõud valmis. Sky isa. Ulan poiss, täna unustasime sind välja viia. No kuulge, miks sa sinna nüüd sittusid, poiss? Kuule, see koer ajab mind hulluks. Ulan nagu poleks muud kohta jäänud. Terves suures aias. Tuli siia. Raisk. Jookse saad minema. Mille välja? Ulakas, Leo. Tule, las ma kallistan sind, tule.
Tule siia, suur poiss. Suur poiss, mida sa teed siis? Minu lõvi. Oh, ka minu Leo kasvas meie käe all üles, väänik. Kui mitmekuune ta juba on? Võib-olla on ta juba aastaseks saanud. Aeg lendab. Jookse. Minge mängige nüüd. Jookse. Ma lasen ka Leo hulluspuurist välja. Ta ründab teisi koeri. Väga enesekindel tegelane. Ei karda neid üldse. Teede, käitu korralikult. Teede üritab Miaga paarituda, kurat. Kas Mial on jooksuaeg või? Oota, las ma vaatan. Mia sai tõesti vihaseks. Mia hakkab Tedele tule alla tegema. Tede, Mia võib väga kuri olla, ole ettevaatlik. Ta ei ole nagu teised. Häbematu, Tede. Häbematu. Bonjuk, kes tahad sisse tulla? Bonjuk. Võtame Bonjukid sisse. Nad on juba piisavalt ringi jalutanud. Tule siia, mu lõvi. Tule, mu kena poeg, astu sisse. Mine. Mia ei tohi tulla. Bonjuk, tule läbi. Bonjuk, tule läbi, poeg, mida sa ootad? Kas ma peaksin ees minema? Vaata. Tundub, et Bonjuk tahab, et ma tuleksin. Ma pean ka sisse tulema. Oh, Raki, tule siia. Raki, tule siia. Raki, tule! Välja, poeg, tule välja. Tule. Tule, Raki, tule välja, vaatame. Praegu. Noored, kuidas läheb? Ma vaatan, te olete puurid korralikult ära määrinud. Olete puurid ära määrinud. Ulakad. Ulakad. Isa, las koristab need kohad ära. Carlos, kuule, Itaalia täkk. Mida sa teed, Itaalia täkk? Mu kallis poeg, mu lõvi, ma lasen su lahti. Kas sa tuled, kullake? Noh, kas sa tuled, mu poeg? Carlos, sa ei saa praegu tulla. Oota, peatu. Ärme lähme puuri liiga lähedale. Seekord läheb ka Leo hullult ligi. Leo, tule siia. Ära tüki liiga palju puuride juurde, poeg. Nüüd sätime vee paika, vaatame. Mazdu! Džukad! Mis te teete, minu lõvid? Teie koht sai heaks. Jooksege ja mängige seal kogu aeg. Loodetavasti meil on kütust, vend. Praegu. Loodetavasti on meil bensiini. Kui ei ole, siis head aega. See tähendab, et seekord pole ka vett. Ootame ja vaatame. Raki, jookse sealt minema. Ta tuleb küll, aga tõenäoliselt on tal bensiin otsa korral. Hector papa olei. See on Kamassala, mõnusalt soe. Mia hakkab vist jooksu ajale tulema, sõbrad. Teede käib tal sabas. Miad korraks. Peame ta Romeo juurde viima. Mia sünnitused lähevad alati raskelt. Tal on probleemid nisadega. Ta ei saa poegi imetada. Tohutult palju probleeme. Me ei suutnud ühtema kutsikat korralikult elus hoida. Ainult Leo jäi ellu. See on keeruline, poeg. Ma ei tea, miks see nii on. Marla, miks sa välja ei tule, Marla? Mu tüdruk, tõeline lõvi. Odin ajab sind niimoodi jälle hulluks. Las ma teen kiirelt suurema puhastuse ära, vend. Kui detailidesse laskuda, on meil palju tööd. Carlos, papa, tule, Carlos. Ilm on ka täna mõnusalt soe, tõesti. Kui me mere äärde läheks, vannun, et ujuksime. Täna on ilm lausa põrgu kuum. Tegelikult oleks hea, kui ma tooksin kutsikad siia. Nad saavad seal nüüd väga mustaks, natuke koristust. See saab meile probleemiks. No kui ei lähe. Ma võtan ka ühe neist puuridest neile. Nojah, kuidagi saame hakkama. Aleksile ei meeldi üldse vesi. Aleks on oma vee ära joonud. Aleks, ma panin sulle vee valmistuslik. Hei, mis seal toimub? Mia ründab Kanne-Korsod. Palun, Odin, lase mu poistel olla. Lase neil olla, ära aja mind hulluks. Odin, peatu poeg. Odini puuri koristades lähen ma hulluks, vend. Veevaenlane, vesi. Ma viin ta ükskord mere äärde. Ma väga tahan teada, kuidas ta meres on.
tule, ma pesen su puhtaks, saad värskendust. Las ma pesen su korralikult puhtaks, sa oled mustaks saanud. Tule. Saa korralikult jahutuspoeg. No tule nüüd. Ole ikka korralikult puhas, eks. No odin. Bella, kas ma pesen ka sind? Mul tuli ka tahtmine end pesta ausalt, vesi on nüüd jääkülm. Jookse, Bella. Pese, võta. Vaata, seda vett on talle liiga palju, ta jooksis minema. Kõige vähem meeldib mulle see koht, see ongi Eslani ja Asili puur. Nad teevad kõik mustaks, vend. Vaata, nad on selle ka sinna pannud, see on selle ära kuivanud, kas näed? Neid pean ma natuke harjama. Ma võtan kõigepealt suurema mustuse ära, siis hakkan korralikult puhastama. Pärast videot, kui ma hakkan siin põhjalikult koristama, siis läheb 1,5 tundi aega. Sellepärast. Eslan tuli, Eslan. Lähme jalutama. Aisja, jookse nüüd mu tütar. Ma just pesin puurid täiesti puhtaks söönud. Kõik on nüüd väga korras. Meie kutsikad on kohale jõudnud. Ma panin nad just sinna puuri. Ma katkestan video korraks. Ma panin nad siinsesse puuri. Sellesse puuri, kust ma Medusa võtsin. Aga võta Medusas siit üks pilt. Kas mu tüdruk ei näe mitte ilus välja? Medusa on mu lõvitüdruk. Peaasi, et Mia ja Leo tema juurde ei läheks. Mia, Leo, tulge siia. Tulge tutvume meie kutsikatega. Vaatame korra meie kutsikaid. Mida teevad mu kallid koerad? Kuidas sa seal kuudis niimoodi magad? Kui mõnusasti sa sinna läinud oled? Eks, mu armsad tallekesed. Mu kallikesed. Praegu panin nad ajutiselt siia. Tule, ma lähen nende kõrvale, tule. Kui ma näen kutsikaid, täitun ma rahuga. Rahuga. Rahu. Kus mu beebid siis on, vaatame? Tallekesed. Mida te teete siis? Kui ilusasti sa seal istud? Kallike, kas see on tüdruk või poiss? See on tüdruk. Sa oled nii armas. Sa oled nii armas. Kallikesed, kuhu meie õed-vennad läksid? Oota, las ma vaatan. Nad kõik peidavad end onni taga. Miks nad nii tegid? Kas sealt on näha? Kõik on sinna läinud. Tule. Tulge, beebid. Tulge, mu kallikesed. Kus on minu beebid? Tule. Kuidas me nad sealt välja saame? Kui ma tõmban kuudi natuke, see ei aita. Miks nad nii pelgasid? Tule siia, siin on üks siniste silmadega väga ilus vend. Oota, las ma vaatan. Me peame nad sealt välja tooma. Kuule, poisid, mida te seal teete? Tulge ettepoole. Nad alles kohtuvad minuga esimest korda. Ilmselt nad natuke pelgavad. Aga ma toon teid sealt välja. Vaata seda siniste silmadega. Kallike, tulge nüüd minu juurde. Minu kallikesed, ärge kartke, isa. Ärge mind hammustage. Mis? Tere tulemast. Ma ütlen veel kord, sosistame neilegi. Beebid, te sattusite jälle parimate inimeste hoolde, kelle juurde sattuda võiksite. Isa hoolitseb teie eest väga hästi. Tutvuge nüüd isaga. Tutvuge isaga, ärge kartke. Mu armsad tallikesed. Mu kallikesed. Üks isane on, ülejäänud 5 on vist emased, jah. Oota, las ma vaatan. See on ka emane, eks. Tüdruk, sa meeldid mulle väga, tead. Kas sa kuuled? Ausalt, sa meeldid mulle väga.
see on väga tark vängal. Tegelikult siin on ka kohad. Ja. Vaata, see seal taga on väga süütu. See kolmandas reas olev, ta on väga süütu. Tule. Ta näeb natuke välja nagu printsess, kas pole? Ta nägu meenutab veidi printsessi, sõbrad. Nende koht siin on ka ilus. Aga nad kartsid teisi koeri väga. Nad tulevad ju uude kohta. Me harjutame neid ära. Isa hoolitseb teie eest nagu oma silmad ära. Oota, las ma vaatan. Tule siia. Las ma kallistan teid ükshaaval. Las nad näevad, kui väga ma teda armastan. Pärast seda hakkavad nad mind tasapisi usaldama. Noh, mida mu kullake teeb? Tüdrük raunama. Vaata, need kaks on targad. Miks need põgenevad? See on ka tark. See siniste silmadega seal taga, siin taga on üks kollane. See on väga arglik. Aga need harjuvad minuga umbes nädalaga täielikult ära, vend. Siis saavad nad minuga tuttavaks. Eks ole, tüdruk? Vaata, siin saad sa väga õnnelikuks, eks? Kas kuulsid? Sa saad siin väga õnnelikuks. Kas teie tuba on juba kuivanud? Teie tuba? Tulge vaatame, las nemad harjuvad veel natuke, vend. Me teeme neile korraliku pidusöögi ka. Vaata, ma läksin ära ja nad hakkasid juba välja tulema. Näed, eks? Nad natuke pelgavad mind. Oota, kallis, oota. Ära karda, kallis. Neile, esialgu ma ei ütleks, et mina. Aga kui sa tahad koera endale harjutada, pead tema iseloomuga kaasa minema. Pead tegema asju, mis talle meeldivad. Nüüd me juba natuke meeldisime neile. Aeglaselt hakkame usaldust looma. Läksin nende juurde ilusa ja lahke jutuga. Nad avanevad aeglaselt. Ja teeme neile veel ühe mõnusa pidusöögi sellest, mis neile meeldib. Tegelikult on meil nüüd märgtoit olemas. Ma valmistan neile sellise korraliku märgtoidu. Las nad söövad korralikult kõhu täis. Ja las nad proovivad mu käest märgtoitu. Vaatame, kuidas nad harjuvad. Kas nende toad on kuivanud? Ei, need pole veel kuivanud. See kuivab ilmselt tunni aja pärast ära. Aga siin sees on tugev valgendilõhn. Laske veel tund aega tuulduda, sõbrad. Nüüd tulge korraldame beebidele natuke märgtoitu. Toidame nad kõhud täis. Mis oleks, kui paneksime selle kilekotti? Sobib. Meie märgtoidud olid väljas. Haisun baba. Kuule, mu ilus poeg, kus sa oled? Argentiina enda poiss. Seadja imes. Seadja jahimees Tyson, ära kriimusta autot süslü, ma löön su pea puruks süslü. Uhke läheb sinna, sõbrad, ja kriimustab autosid. Oota, las ma vaatan, Raki, ei. Ei, uhke, mine sisse. Mine sisse, ei, Raki, oota. Ma võtan siit ühe märgtoidu. Kogu farm on ukse ette kogunenud, mašallah. Nüüd võtsin 2 märgtoitu, vend. Panen need karpi ja annan neile. Toidame nad kõhud täis. Anname neile asju, mis neile meeldivad. Ahaa, Faisal on majas kinni. Hakkas juba häälitsema. Faisal, tule Faisal. Faisal, olen siin, poeg. Faisal häälitseb majas sees. Kuule, Faisal. Ma laisin kitsed lahti, vend, sellepärast panen selle hullukese kinni. Pole teada, mida ta teeb. Nüüd, beebid. Isa tõi teile märga toitu. Oodake nüüd. Kas ma lähen siia sisse? Ei, noored, teie oodake. Teie oodake, jääge paigale. Oodake, beebid, oodake. Nüüd tule. Tulge need kallikesed. Teinegi tuleb siniste silmadega. Ta natuke pelgab, aga. Tule, poiss, tule. Tule, kallis, ära karda. Ohoo! Oota, seal jäi veel üks alles. Võta ka see tagumine. Miks sina ei tule, vaatame nüüd. Ära karda, poeg. Kas see sööb? Üks neist ei söövad, sõbrad. See, kes ei söö, on ilmselt tema. Loodetavasti ta ei ole haige, vend.
vaata, andsime talle märktoitu, aga ta ei söönud. ta jooksis sisse. teised söövad küll. oota, las ma vaatan ühe tüki. olgu, niimoodi. kui ma paneksin selle sisse. kas ta sööb selle ära? ta ei tule, eks, ta natuke pelgab, loodetavasti ta ei ole haige. tema olukord tundus mulle veidi murettekitav. Need beebid söövad ka. sööge kõhud täis, mu kallid. head issumini beebidele. nüüd teeme nendega nii. peame nende tujudega kaasa minema, et nad kohe meiega harjuksid, vend. Said aru? las nad harjuvad. muidu neil on raske harjuda. kõigepealt peab loom teid usaldama. ta peab teid usaldama. ta mõistab teie headust, siirust ja inimlikkust. ta mõistab teie südametunnistust. pärast seda on kõik lihtne. asi ongi armastuses. aga see loom paistab loid olevat. kõht on ka sisse vajunud. tundub, et talle on vaja testi teha, sõbrad. see, kes on seal kuudi sees, on hädas. ütleme seda tema omanikule. tema seisund ei tundunud mulle üldse hea endana. ta näeb välja veidi kehv. ta on veidi ka häbelik. ta tõmbub kogu aeg tahapoole, need on haiguse sümptomid. koer peidab end, ta tõmbub tahapoole, ei söö. ta on häbelik. tekib loidus. vaata, ta joob vett. ta ei söö, see võib olla selle haiguse algus. One. tuleb teha talle test. muidu on see asi probleem, vend. probleem. Miia, kuhu sa kadusid, kallis? kui Isabel oleks siin, läheks ta Miia kallale. Isabel ja Miia on omavahel vaenlased, nad vihkavad teineteist. igatahes, sõbrad, mõtlesin täna teid tutvustada ka uute tulijatega. nagu ma ütlesin, las tema tuba kõigepealt kuivab ära. pärast seda panen nad sinna. nüüd lähen ma koerte kanasid tooma. tasapisi on aeg käes. seetõttu lõpetame tänase video siin. olge tublid, ma armastan teid väga. ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. hoolitsege enda eest hästi. nägemist! olge terved, mu sõbrad!